mehed, kui naine ütleb, et kallis, me peame rääkima, kus ja missugune tunne sul kehas tekib? Tegelikult sama küsimus naistele, et vahel ütlevad ka mehed seda, et kallis, me peame rääkima. See alati viitab probleemile, eks ole. Ja see on sissejuhatus järgmisele küsimusele. Kallis kuulaja, kallis vaataja, kui ma ütlen sulle praegu, et me peame rääkima eesmärkidest, mis tunne see sinust tekitab? Et ma tahaks öelda, et ei ole üldse mitte harv, et sul tekib tahtmine mind saapaga visata. Eks ole, sellepärast, et kaua võib rääkida eesmärkidest ja peale selle see ei ole meeldiv teema. Küsimus on kohe miks. Eks ole, et tänases videos on endiselt mu nimi Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil ja tahan rääkida sellest, kuidas eesmärke mõelda enda jaoks positiivsemaks, kuidas eesmärgistamise tegevust mõelda enda jaoks normaalsemaks ja selliseks põnevamaks ja kasulikumaks ja toimivamaks, et siis kui keegi ütleb sulle, et kallis, me peame rääkima eesmärkidest, siis sa hüppad kohe triksis püsti, et muidugi, millistest eesmärkidest ja millal, eks ole, ja võtma asjal härjal sarvist kinni ja rääkima rõõmuga. Eks ole? Nüüd, kui see video sulle meeldib, kui sa saad kasu ja tuge ja julgustust, siis pane see pöial ja telli see Muutuse kanal omale YouTube'i striimi ja ole ikka meiega. Eesmärgid. Miks eesmärgi sõna ja eesmärgi värk on inimeste jaoks vastumeelne? Noh, täna mõtlesin hommikul sellise asja peale, et ta natuke meenutab kohustust ja isegi veel hullem lisakohustust. Kõigil meil on niikuinii elu igasugust asju täis. Me öeldakse küll, et enamikul inimestest ei ole eesmärke. Motivatsioonikirjanduses öeldakse nii, et ainult 3% inimestest on eesmärgid. Ma vaidlen vastu. Ma ütlen selle vastu järgmist, et kõigil on eesmärgid. Aga väga vähestel on ta kirjas. Väga vähestel on eesmärgid süsteemselt läbi mõeldud, pandud tähtsuse järjekorra süsteemi, tehtud sellest tegevusplaan, valitud välja kõige tähtsamad, tehtud ära otsus ja teisendatud tegevustesse. Seda on väga vähestel. Ja ma panen kõrvale veel eesmärkidele sellised sõnad nagu soov, unistus, tahtmine, vajadus, igatsus, eks ole. Ja kui võtame ainult 2 tükki, näiteks eesmärk ja unistus, et mis neile vahet on? Noh, võiks öelda, et unistus on kaugem, tihti öeldakse, et eesmärk on tähtajaga unistus, aga ma ütleksin veel seda, et unistus on midagi sellist, mille osas ma täpselt ei tea, kuidas ta saada. Ja mul ei ole endal kõiki hoobasid, et see kohe panna juhtuma. Ja eesmärk, seal ei ole ka tihti peale garantiid, et sa saad selle, aga eesmärgi juures, millele ma pühendun, ja mille suunas ma jõuliselt liikuma hakkan. Seal tavaliselt on see enda kontrolli osa palju suurem kui unistustel. Ma enam-vähem kujutan ette, mis ma tegema pean. Ma ei tea, kas mul see õnnestub, aga vähemalt ma ei ole sellises nagu määramatuses, kus siis just kui ma sõltun õnnest või sõltun pikast ajast või sõltun teiste inimeste heatahtlikust panusest, eks ole, et see on enda teha. Nüüd, kuidas eesmärki enda jaoks mõelda positiivseks? Noh, selle asemel, et mõelda on mingi vastik lisakohustus, mingisugune kõrge latt, kus on lihtne alt läbi joosta ning pettuda, tunda häbi ja piinlikkust tunnet. Tasub mõelda eesmärkidest hoopis niimoodi. Ta on nagu kütuse kiirendi. Ta on nagu võlukepike. Ta on nagu tuumareaktor, katalüsaator, mis aitab sul selgemaks mõelda oma kõige tähtsamad tahtmised, panna nendele kuupäevaline tärmin ja keeratada täpseks, et võtta ta fookusesse ja teha see pigem kiiresti kui aeglaselt ära. Ta on selline töövahend, mis aitab sul saada kontrolli enda üle, oma tegevuste üle, elusündmuste üle. Ta on justkui nagu luup, mis tead, kui mäletad lapsepõlves sai päikesekiirt koondatud, kuivanud puulehe peale, Eesti läks põlema, eks, ta on see fookuse teravustaja. Et eesmärgist tasub mõelda kui oma liitlasest, mitte kui vaenlasest. Eesmärgist tasub mõelda kui millestki, mis sind aitab. Ja kui sa suudad siis selle eesmärgi ja eesmärgistamise erinevad tehnikad endale teha harjumuspäraseks ja muutuda järjest paremaks selles, siis luban sulle, et asjad lähevad kiiremini, kontroll on parem,
kindlustunne on suurem ja oma tahtmiste reaalsuseks muutmine on palju ladusam ja palju loomulikum. Tule sellele teele, kui sa veel ei ole. Mõtle eesmärki enda jaoks liitlaseks, normaalseks, vingeks, töövahendiks ja head asjad hakkavad juhtuma. Mida siis praktilise mätta otsast öelda eesmärgi kohta, eks ole? Number 1 on kindlasti tähtaeg. Kuupäevaline tähtaeg, kuigi ma olen varem öelnud seda, et ei tasu karta suuri eesmärke, vaid hoopis lühikese täitmistähtaegu, siis täna ma ütlen see kõrvale, esimene lause on tõsi endiselt, kõrvale ütlen, et sellised pigem lühikese võitu tähtajad sunnivad sind ennast mobiliseerima, sunnivad sind leidma sisemist ressurssi ja vahendeid ja tähelepanu ja keskendumist ja pingutust. Ja sa realiseerid asjad ootamatult palju kiiremini, kui sa muidu seda teeksid. Teine asi, eesmärk tuleb kirja panna. Mina ei tea, kuidas see täpselt toimub, aga kirja panekul on mingi maagia. Isegi ainult siis, kui sa paned selle kirja ja paned selle kõrvale. Usu mind, eks ole, loomulikult palju parem variant on eesmärki hoida enda ees ja kogu aeg võrrelda oma liikumise tempot ja saavutamise meetodeid ja vahekokkuvõtteid sellega, mis sul tegelikult vaja on ja teha vastavaid muudatusi, eks ole, oma tegevustes. Aga eesmärk on selles mõttes abiks, kui ta on sul kirjas. Ja kuidas kirja panna? Eks selle tähtaeg oli 1, teine on nüüd täpsus, eesmärgi teeb eesmärgiks konkreetsus, mõõdetavus. Eks ole, on ta numbriline, on ta kvaliteedi kirjeldus, on ta olukorra kirjeldus, eks ole. Ja eesmärke võib, me räägime tahtmistest. Kui sa ütled, et sul eesmärki ei ole, siis ma tahaks öelda, et oota, sa ajad jama praegust. Kas sa tahad öelda, et sul ei ole mingit tahtmisi või? Ma ei usu seda lihtsalt. Et ma usuksin seda, et mul pole eesmärki vaja juttu 2 tingimusel. Number 1, kui sa oled praegu olukorras, mis sind tegelikult tõeliselt rahuldab ja sa oled töötanud välja rutiinid selleks, et säilitada kõike seda head, mis sinu elus on, tavalise lagunemise vastu, entroopia vastu, eks. Kui sul on see võime olemas, siis sul on loomulikult eesmärki vaja, kui sul ahnust ei ole, lisapüüdlusi pole, arenguid pole vaja, siis ei ole eesmärke vaja. Ja teine põhjus, millal eesmärke vaja ei ole, ja see on natuke kõlab nagu mingi ideaalmaailma kirjeldus, on selles, kui sa praktiliselt igal hetkel, iga päev, iga tund, iga minut tead, mille tegemine on sinu elu terviku püsimise ja paranemise jaoks kõige vajalikum asi. Kui sa tead kahtluse varjundita, mida sa praegu tegema pead, et kõik oleks kõige paremas korras. Ja kui sa suudad seda teha keskendunult ja kvaliteetselt, ilma aega liigselt raiskamata. Saad aru, eks ole, et ma räägin mingist ideaalkirjeldusest praegu, eks ole. Ja ma sooviks väga, et sul ja mulle oleks neid hetki rohkem. Aga sa saad ju aru, et see on üpriski, nagu öeldakse, tall order inglise keeles, üle võlli nagu idealistlik tahtmine. Järelikult eesmärk kui fookuse hoidmise vahend, eesmärk kui tempo peale keeramise vahend, eesmärk kui mõõtvahend. Need on asjad, mida enda kasuks pöörata. Eks ole, kui sa kirja paned oma eesmärgi, siis pane ta kirja võimalikult täpselt. Nüüd on veel üks veelahe, kui palju sa julged oma lähimate liitlastega oma eesmärgist rääkida. Osad meist kardavad eesmärgist rääkida. Me kardame, et kui me justkui ütleme välja, me sõname ära. Kardame, et kui ütleme välja, pärast ei saavuta, jääme häbisse. See on loomulikult hirmud mõnes mõttes, eks. Aga ma mõtlen selle peale, et kui sa juba hakkad rääkima, ma tahan teha seda, mul on plaan teha seda, ma teen neid tegevusi, ma alustan homme, ma alustasin juba eile, eks ole. Kui sa räägid oma lähimate kaaslaste, koostööpartneritega, pereliikmete, parimate sõpradega sellest, siis mida rohkem sa paned seda välja sõnades, jutus, seda realistlikumaks muutub esiteks see tahe, ja seda rohkem hakkad sa justkui märkama võimalusi ja panustama tegevuste näol. Nii et need on mõned mõtted eesmärkidest. Ma loodan, et see aitas sind täna. Ma soovin sulle väärikaid eesmärke, mis asetuvad sinu elu kaugemate visioonide konteksti. Ma soovin, et sa suudaksid valida ennast järjest paremini tundes
igaks perioodiks just need kõige õigemaid eesmärke. Ja muide, kui sa ka ei suuda valida neid kõige õigemaid eesmärke, siis vali ükskõik milliseid. Alguses, hakatuseks vali ükskõik milliseid ja muuda harjumuspäraseks endale sihtide ja lattide püstitamine ja nende suunas liikumine, ükskõik kas sa neid saavutad täna ja homme või mitte, aga see, et ma püüdlen, ma teen, ma pingutan, ma puhkan, ma pingutan, ma lõdvestun. Ja niimoodi muutub ainuomaseks sulle selline tulevikule keskendumine ja uute lattide püüdlemine ja kõige hea olemasolevas säilitamine. Enesekontroll, kontroll tegevuste üle, kontroll tulemuste üle. Nii et head eesmärgistamist, head pingutamist, head liikumist läbi elu. Nagu ütlesin, Peep Vain on mu nimi, me oleme muutuse kanalil, pane see pöial ja tule meie boksi. Telli see muutuse kanal enda feedi. Eks ole? Nii et aitäh, et seda kuulasid, loodan, et sellest oli kasu ja soovin sulle kõike head aega.